Täna me lahendame kohtujuhtumit. Väga olulist kohtujuhtumit. Maastikupõleng. Kas loodusõnnetus, tulekahju või vääramatu jõud? Alustame õiguslikust lähtekohast. Põhiseaduse 32 sätestab omandi muutumatuse ja kaitse. Vääramatu jõu põhimõte on toetatav õiguskindluse ja õiguse üldpõhimõttest. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse 103 määratleb vääramatu jõu kui asjaolu, mida ei saanud mööduda ega mõistlikult ette näha. Analüüs. See on see, mis meie tegime. Maastikupõleng, mis levib kiiresti ja mida päästeteenindus ei suuda peatada, on loodusõnnetus, mis vastab vääramatu jõu tunnustele. Kui Dmitri ei süüdanud tuld ega hoidnud raha tuleohtlikus olukorras tahtlikult, siis ta ei saanud sündmust mõjutada. Ehk siis maastikupõleng on vääramatu jõud ning kindlustusselts peab hüvitama kahju, kui lepingus pole loodusõnnetuse välistus põhjendatud viisil ja tarbijale arusaadavalt esitatud. Põhimõtted mõned. Kui paragrahv 19 järgi peab igaüks austama teise õigusi, Dmitri pidi käituma mõistlikult ja hoolsalt, kui talle anti teiste inimeste raha hoiule. Ehk Dmitri hoidis raha kodus sularahas, mitte pangas. Ta põhjendas seda sooviga makse optimeerida, mis viitab teadlikule riskile ja võimakule. Ta põhjendas seda sooviga makse optimeerida, mis viitab teadlikule riskile ja võimalikule ebaaususele, mis on ebaseaduslik. Õpetajana ja usaldusisikuna pidi ta mõistma, et selline raha hoidmine on riskantne ja hooletu. Järeldus. Dmitri käitumine kvalifitseerub raskeks hooletuseks, sest ta hoidis suurt summat sularahas ja kavatses vältida ametlikku maksu ja raamatupidamiskorda. See on ebaseaduslik. Kas töölepingu ülesütlemine oli õigustatud? Kohe vaatab selle peale. Paragrahvi 88 järgi töölepingu Kas töölepingu ülesütlemine oli õigustatud? Paragrahv 88 võimaldab töölepingu üles öelda, kui töötaja on toime pannud raskekujulise kohustuse rikkumise või kaotanud tööandja usalduse. Kas see juhtus? Dmitri tegutses väljaspool oma tööülesandeid. Klassireisi korraldamine oli vabatahtlik. Kuid tema tegevuse sellele järgnenud avalik skandaal mõjutasid kooli mainet. Kuid kool ei andnud Dmitrile enne võimalust ennast kaitsta ega selgitanud olukorda. See rikub paragrahvi 24, õigust olla ära kuulatud ja paragrahvi 29, kaitset meetvad. Räägid jälle sellest paragrahvist? Jah. Kuid kool ei andnud Dmitrile enne võimalust ennast kaitsta ega selgitanud olukorda. See rikub paragrahvi 24, õigust olla ära kuulatud ja 29, kaitset meelevaldse vallandamise vastu. Mida me võime järeldada sellest? Dmitri saab töölepingu ülesütlemist kohtus vaidlustada. Neljas, kuhu me jõuame teiega? Kas Dmitri peab lapsevanematele raha tagastama? Vaatame õiguse vaatepiirist. Kui raha anti Dmitrile hoiule, mitte kingituseks ega tasuks, kehtib paragrahv 1018 hoiuleping ja paragrahv 102 hoiustaja vastutab vara kaotamismineku eest, kui ta oli hooletu. Kui kahju põhjustas vääramatu jõud ja Dmitri ei olnud hooletu, siis ta ei vastanud. Aga kui me mõtleme teiega, raha hävis vääramatu jõu tõttu, kui Dmitri oli raskelt hooletu selle hoidmisel kasutusviisis. Seetõttu ta ei saa vääramatu jõu kaitset kasutada, sest ta ise suurendas ohtu. Raha hoidmine sularahas ja maksudest kõrvalhoidmine!
peab lapsevanematele raha täies ulatuses tagastama, lisaks intressi. Kuna ta rikkus hoiule andja usaldust ja oli raskelt hooletu. Mul lemmik teema. Dmitri versus Indrek. Põhiseaduslik analüüs. Igalühel on õigus vabalt väljendada oma arvamust, paragrahv 19. Aga samuti paragrahv 19 ütleb meile, arvamusvabadus ei tohi kahjustada teise isiku õigusi. Paragrahv 45 tagab sõnavabaduse, kuid lubab seda piirata teiste õiguste ja maine kaitseks. Ehk Ingrid avaldas avalikus videos väite, et Dmitri omastas raha. See on ebaõige faktiväide, mitte arvamus. Kus on kohtuotsus? Tahaks küsida, jah? Tahaks küsida Ingrid. Kus see on, jah? Vot keegi ei teagi ja keegi pole näinud. Väide kahjustas Dmitri au ja mainet, tõi kaasa töökaotuse, takistas elukutse jätkamist. Ingrid rikkus seega Dmitri paragrahv 17 ja 29 õigusi. Ja siin tekib küsimust, kes siis selles situatsioonis ohver ja agressor on? Aga kes see on see ohver? Aga vaatame edasi. Näeme. Mittevaralise kahjuhüvitis kohane, kuna avaldus mõjutas tema reputatsiooni ja psüühilist heaolu. Psüühilist heaolu! Töökoha kaotus. Põhjuslik seos on olemas, kuid osaliselt sõltub tööandja otsusest. Seega hüvitis ei pea katma kogu saamata jäänud palka, vaid mõistliku osa kuni uue töö leidmiseni, mida me saame eraldada. Ingrid peab Dmitrile maksma mittevaralise kahjuhüvitise ning osaliselt hüvitama saamata jäänud kulu. Sõnavabadus, paragrahv 45, ei õigusta ebaõigete faktiväidete levitamist sotsiaalmeedias. Meie kokkuvõte. Maastiku põleng on vääramatu jõud, kuid Dmitri ei saa sellele tugineda, sest ta oli raskelt hooletu raha hoidmisel, mis on ta enda süü. Dmitri vastutab lapsevanematele tekitatud kahju eest ja peab tagastama kogu raha intressid ning kohtukulud. Töölepingu ülesütlemine oli menetluslikult põhiseaduse vastane. Dmitrile ei antud võimalust ennast kaitsta. Töölepingu lõpetamine tuleb tühistada või maksta talle hüvitis. Ingrid rikkus Dmitri õigust aule ja heale nimele. Ta peab maksma mittevaralist hüvitist ja osaliselt töökaotuse eest saamata jäänud tulu. Kindlustusseltsi vastutus sõltub lepingu sõnastusest, kuid üldiselt peab kahju kandma Dmitri mitte kindlustus, sest raskelt hoolete käitumine välistab hüvitise.